Nii, tere hea kanali jälgija, hakkamasaamiskanali jälgija, selles mõttes on see video, nagu iga teine video, natukene jälle erinev ja teistsugune, aga see on selle tõttu, kuidas öelda, selle video põhjuseks on teatav nii-öelda tagasiside inimeste käest, kes käivad looduses, kes valmistuvad kriisideks ja nagu siit laualt näha võib, mul on siin hunnik nugasid ja kuna ma juba olen mingi video siin nugade kohta teinud, siis mulle on tulnud tagasisidet, et tahetakse nugade kohta rohkem teada. Ja isegi mitmed inimesed on palunud, et ma hakkaksin tegema videosid, kus ma katsetan nugasid, teen erinevad töid, näiteks mingeid selliseid klassikalisi bushcrafti võtteid ja ühesõnaga jagaks nii-öelda nõuandeid, et millist nuga omale osta. Ja siis ma mõtlesingi, et hakkamasaamise kanal on täpselt see keskkond, kuhu selline materjal sobiks, et kui selle kanali vaatajate sihtgrupp on nii-öelda inimesed, kes on valmistajad, prepperid, siis inimesed, kes armastavad looduses käia, telkimas, matkamas, tegelevad nii-öelda loodustegevustega, inglise keeles bushcraftiga, et see on täpselt see sihtgrupp, kes suuremal või väiksemal määral siis peab omama nuga. Isegi ma ütleks niimoodi, et nugasid. Ja kuna nugasid on väga erinevaid, et kui me võtame nüüd noa, mida ma kogu aeg endaga iga päev taskus kannan, et siis siin mõnda asja on vähe kasutatud. Ma murran, juba murdsingi küüne ära. No vot, nüüd ma saangi demonstreerida, miks mul see asi kaasas on. Kui ma murran küüne ära, siis ma saan seda kohe siin kasutada. Aga mis ma nüüd öelda tahtsin kõige selle juures on see, et nugasid on niivõrd erinevaid, erinevate funktsioonidega ja ülesannete jaoks, et ütleme, et kahel sellisel riista puhul ei ole peaaegu mitte midagi ühist võimalik leida, võib-olla ainult see, et on mingi teritatud tera ja on olemas käepide. Ja sellega kõik ühised jooned neil põhimõtteliselt lõppevad. Aga siin on nüüd laua peal kollektsioon minu nugasid, et klassikaline Šveitsi armee taskunuga, mis ma leian, et on niisugune asi, mis tegelikult võiks olla igal inimesel alati taskus või kuskil kotis alati käepärast. Et sellele alternatiiv on siis niisugune selline nuga, millel on ka näpitsa funktsioon, siin on karabin, siin on nii-öelda avaja, kruvikeeraja, ka ristpea, kaks erinevat ristpead ja siis nii-öelda klassikaline kruvikeeraja, kaks erinevat. Et niisugune tagasihoidlik nii-öelda multitööriist, millega on võimalik siis mõnda traati läbi närida, midagi kinni hoida, painutada. Täna ma parandasin näiteks ühte pada sellega, et pajasanga täpsemalt, niisugune asi. Ja kui nüüd nugade juurest edasi minna, siis ütleme, et matkamiseks tänapäeval võib-olla tõesti, et kui matkamise kontseptsioon on niimoodi üles ehitatud, et sa liigud sõna otseses mõttes mööda maha märgistatud rada, tänapäeva kaasaegne matkasell ei vaja enam kaarti, kompassi, GPS-i, et väga paljudel mõistust vaja ei ole. Põhimõtteliselt on kerge varustus seljas ja tuleb liikuda mööda täppidega tähistatud rada siis ühe lõkkekohast teise juurde, siis ma isegi arvan, et matkasellil täna ei ole mitte midagi enamat vaja kui ka niisugust multifunktsionaalset taskunuga. Et sel ajal, kui mina hakkasin matkamisega tegelema, siis me matkasime Alampedjal, Emajõe Suursoos, Poroni ürgmetsas. Seal tuli ehitada sildasid, purdeid nii-öelda üle kraavide,
jumal, räätsasid tuli ehitada endale ise, noh, ütleme niimoodi, et seal ei piisanud isegi sellisest klassikalisest Soome puukost. See on veel isegi nagu niisugune pikem versioon, et päris paljud on sellised 10 sentimeetrit ja isegi 8-9, et niisugused väiksemad, et minu nii-öelda matka hiilgeaegade nuga oli vot selline. Mul oli alati lisaks ka mingisugune väiksem kaasas, taskunuga, aga selline, puuka enam selle kohta ei ütle, et see on juba saami nuga, ehk siis saami leipu. Et selle ülesanne ongi paljuski see, et tuli nii-öelda võsa sellega raiduda, isegi luid lõhkuda, põdraluid, sarvi, et tema funktsioon oligi selline nii-öelda nagu teatavas mõttes manšetelik, aga omal ajal, kui mina matkamisega tegelesin, siis ütleme, et see nuga sai tööd väga palju, väga tihti, sest et küllalt oli selliseid kohti, sai matkatud off-road'i, küllalt oli selliseid kohti, kus oli vaja endal abivahendeid tekitada. Aga noad jagunevad väga erinevalt, et siin on mõned siuksed Soome nii-öelda matkakultuuri, outdoor-kultuuri ruumi esindajad, et mis on väga head nagu sellised looduses käia huvilise nii-öelda noad sõbrad, võiks isegi öelda, et siis nendega saab ka siukse bushcrafti tegevusi väga hästi viljeleda. Siin on siis siukene, võib-olla mõnes mõttes võiks öelda, nendes nugades siin laua peal kõige klassikalisem selline bushcrafti nuga, Full Tang, Manly on nimi, Manly, et siukene hea tugeva karastusega, HRC on tal 59–61, et selline peaaegu kiilprofiil tohutult hästi jookseb nii-öelda puidukiudude vahele, et see on täpselt siukene, ma soovitan seda ka matkahuvilisele ja ütleme, bushcrafti huvilisele olekski selline nuga nagu praktiliselt kõige täiuslikum, et tema terapikkus jäi kuskil 100–130 millimeetri vahele ja sellest on nagu küll ja veel. Et mis mul siin siis laua peal veel on, et siin on ka paar sellist nii-öelda ellujäämisnuga, see on võib-olla maailma üks kõige kuulsamaid ellujäämisnugasid, et selle disainer on siis Bear Grylls, kes on vaadanud tema nii-öelda neid ellujäämissarju, tootja on Gerber, et see on siis selline ellujäämisnuga, et hästi ergonoomiline, minul endale võt sellised nii-öelda hambad ei meeldi, et üks nuga komplektis võiks olla sellistega, minul on selline nuga siin multitööriista küljes. See on, kui on vaja midagi kiulist läbi lõigata või näiteks tõesti hädaolukord, mingid turvavööd läbi lõigata, siis vot see on selles mõttes nagu hea asi. Siis siin komplektis on veel 100 aastat pole seda välja tõmmatud. Tule süütamiseks siis siukene pulk, süütepulk ja taga on teemanteritaja, mille peal siis saab nii-öelda nuga vähe vahedamaks ihuda. Ja siis on siin tagaküljel veel mingisugused leppemärkide spikker, et hädaolukorras endast nii-öelda signaali anda, kuidas, et see on selline nii-öelda ellujäämisnuga, lisaks sellele et tagumine ots on selline, millega saab midagi koputada, purustada. Aga on ka ellujäämisnugasid nii-öelda täiesti teise kontseptsiooniga. Minu üks siukseid lemmikuid ellujäämisnugasid on siis siukene asi, see on siis Grama 200. Seda on veel olemas lühikene versioon, mida ma ka ühes videos tutvustasin, ja sellest on ka olemas natuke suurem, pikem versioon 240. Et sellest ma täna nüüd nii pikalt ei hakka rääkima, miks ma seda ellujäämisnuaks pean. Et nendel teemadel ma tahangi teha eraldi videosid. Ja siin on mul veel paar sellist maailmas väga kuulsat ellujäämisnuga.
see on siis Fällkniven A1. Et see on selles mõttes üks niisugune huvitav tore nuga, et ma olin sellest ammu kuulnud ja see tundus nagu niisugune nuga, mis on kättesaamatu, et nad on tohutult kallid. Et samuti, mis on huvitav, kuidas ta tehtud on, et ta on kolmekihiline, siit pealt on tegelikult näha ja siit nii-öelda tera alumises servas on ka näha, et on nagu mingisugune triip, ehk siis see näitabki, et see on terase kiht nagu. Ja mis 3 kihti on? Keskel on lihtsalt kõvema karastusega kiht ja kahel pool siis külgedel on pehmem teras. Et noh, miks see niimoodi on? Et kunagi ma kuulsin legendi, et see pidi olema ise terituv nuga, et küljed kuluvad ise lõikamise käigus nii-öelda nagu ära ja et nuga läheb siis lõigates, kui sa midagi lõigud, kogu aeg järjest teravamaks. No see legend päris tõele ei vasta, aga ütleme, et jah, et noa ihumisel, nii-öelda teritamisel on võib-olla küll sellel teatavad plussid, et nii-öelda kahelt poolt on pehmemast terast ja keskelt on teras nagu kõvem. Et ja samas see tagab ka näiteks ellujäämisnoale teatava vastupidavuse. Et ellujäämisnoa, noh, ma peangi eraldi filmi lõigu tegema või video tegema, kus ma siis nii-öelda mõtestan teile lahti, mis vahe on ellujäämisnoal ja näiteks bushcrafti noal. Et mis seal erinevust on, et osade nugade puhul nagu võib-olla seda erinevust peaaegu et ei olekski. Ma võtan siin nüüd noa, mida ma pean ise klassikaliseks bushcrafti noaks ja siis nuga, mida peetakse ka samuti ellujäämisnoaks, ehk siis Fällkniven S1X. Et üsna sarnaste mõõtudega noad, noh, ütleme, Fällkniven on ehk sentimeetri võrra pikem, aga kui ma nüüd panen terad kokku, sealt, kust hakkab lõikepind, siis lõikepinna erinevus on Fällknivenil võib-olla niisugune, maksimum 3 millimeetrit rohkem. Aga samas on see ellujäämisnuga ja see oleks pigem niisugune bushcrafti nuga. Aga miks üks on üks ja miks teine on teine? Noh, jah, ma pean sellest tegema eraldi video, see on pikem jutt. Ja oodake lihtsalt seda videot, varem-hiljem ma teen selle ära. Muidugi ei välista üks nuga teise nii-öelda tegevuse tegemist, et saab nii-öelda ellujäämisnoaga kindlasti teha ka neid nii-öelda bushcrafti tegevusi ja vajadusel saab bushcrafti noaga ka ellujäämistehnikat viljeleda. Aga ma ütleks pigem niimoodi, et ma pidin praegu linnuga peaaegu pihta saama. Et pigem on lihtsam ellujäämisnoaga teha bushcrafti noa nii-öelda tegevusi, klassikalisi, kui vastupidi. Et ma ei hakka seda teile ette nii-öelda väga rääkima, et mis ma nagu selle kõige all mõtlen, aga oodake lihtsalt kannatlikult see video ära. Küll ma selle teen. Nii. Ja noh, et on veel omaette nugasid, mis siin vist veel esile tuua, näiteks noh, vot sellise stiili noad. Et noh, need on nagu sellised militaarnoad, kabar, klassikaline. Et niisugune võimas ja kuri näeb välja ja niisugune käes istub, ma ütleks nii, et päris kindlalt, päris hästi ja nii edasi. Mul on ta hästi teravaks kaetud ja ma ütlen ausalt, et see nuga, mis minule isiklikult absoluutselt ei meeldi. Aga see ei oma tähtsust, et maitsed on erinevad. Minu jaoks on ta siin laual olevates nugades põhimõtteliselt kõige ebapraktilisem. Aga jah, see on niisugune, kuidas öelda, paljud asjad on subjektiivsed. Noh, soomlased on siis teinud sellise nii-öelda Sissipuukko Peltoneni, ka militaarpussnuga, aga nad on siia nii-öelda täielikult sisse põiminud klassikalise Soome puukole iseloomulikud jooned. Ja vot see on hea militaarnuga, sest sellega annab nii-öelda viljeleda ellujäämistehnikat, bushcrafti tehnikat,
No ja loomulikult, kui sõda tuleb, siis toimkonnas olles kartulit ka koorida, rääkimata muudest tegevustest. Aga võib-olla jah, see on siin laua peal olevates nugades mõnes mõttes kõige siukene universaalsem nuga. Et sobib põhimõtteliselt peaaegu kõige jaoks. Aastaid oli ka see minu lemmik, kuni nii-öelda tekkisid kõrvale rivaalid. Aga nendest rivaalidest ei hakka ma praegu rääkima, et selleks teeme jälle eraldi videod. Aga noh, siin on nüüd laua peal mingisugune 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 nuga. Siin pole kõik minu nugad. Siin on mingi osa. Et mitte küll väga palju ei ole jäänud toomata siia laua peal, aga üht-teist on ikkagi jäänud. Et ma arvan, et noh, jah, üle poole on siin. Aga mingi tugev kolmandik on veel kuskil. Kuskil on autos, kuskil mingis seljakotis, mõni on, ma tean, veel taskus. No. Ahah, taskus on suisa 2 tükki. Minu lemmik taskunuga siis, klassikaline Opinel. Et supernuga minu arust. Selle omamine, mina ütleks niimoodi, et on kohustuslik. Ülejäänud noad võivad olla, aga selle omamine on kohustuslik. Ja samuti on mul siis loodusesse minnes kaasas ka sama tootja poolt siis selline kartuli koorimise nuga. Kingiti mulle. Väga hea on. Aitäh. Nii. Aga sul võib olla nugasid oi kui palju. Noh, aga palju sul siis reaalselt vaja on? Ja noh, ma ütleks niimoodi, et kuigi ma nagu siin mainisin, et see on niisugune kõige universaalsem, jah, sa võid omada ühte nuga ja sa saad, aga võib-olla tõesti, kui ta ei ole nüüd jah, ainult pisikene taskunuga või niisugune funktsionaalne taskunuga, et sa saad peaaegu kõik tegevused ära tehtud. Aga lihtsalt minu arust ei ole mõistlik omada ainult ühte nuga. Ja mille pärast, et neid tegevusi, mille jaoks nuga looduses saab kasutada, on väga mitmeid. Ja mõnda tegevust on näiteks väga mugav teha vot sellise lühikese teraga noaga. Sellega on väga hea nii-öelda kontrollitult lõikuda mõningaid asju. See on niivõrd tohutult mugav nuga, kui on vaja midagi nikerdada. Mingil põhjusel näiteks mingid sälgud, ütleme, kuskile puuoksa sisse teha. Näiteks jäid telgivaiad maha. Teil on vaja teha endale telgivaiad. Noh, on mingit laadi siukene ellujäämissituatsioon, mis iganes, ütleme, et teil on kriisiolukorras vaja mingid lõksud teha, püünised, toitu hakkida, noh, kalapüügiks mingeid asju. No siukene lühike tera asjade nokitsemiseks on niivõrd tohutult mugav ja hea, et ma teen need asjad ära ka selle noaga. Ma teen need asjad ära ka selle noaga. Aga sellega ma väsitan oma käsi palju vähem. Ma saan palju kiiremini hakkama. Nii et selle pärast juba ma leian, et väga ratsionaalne ja mõistlik on omada mitut nuga, et nii-öelda võimalikult mugavalt endale püstitatud eesmärke teostada. Nii, et selles mõttes nagu jah, palju neid nuge olema peaks. Noh, ütleme nii, et mina kui isiklikult loodusesse lähen, siis jah, alati on mul kaasas need 2 asja. Et need on asjad, millega ma näiteks saan paljusid katki läinud asju parandada. Noh, mingid telgikaared, mis iganes, mingid välipliidil mingid asju. No, ühesõnaga, neid olukordi tuleb ette. Et kui mul on vaja
midagi nokitseda, nikerdada, noh, vot siis on täpselt see pisikene niisugune soomepuss, noh, siin ta mul on komplektis niisuguse veidike suurema, kas oli 9 või 10 sentimeetrit teraga, noh, ka üsna hästi kontrollitav nuga, aga ütleme niimoodi, et enam ma nagu, ma hindan, ma pean lugu nendest klassikalistest soomepussidest ehk siis puukodest, aga täna ma enam nendele nii väga ei panustaks, et pigem ma eelistaks sellist bushcrafti nuga, et noh, selline full tang on palju tugevam konstruktsioon ja noh, ütleme, arvestades eritusprofiili, noh, mulle meeldib ka sellega rohkem nii-öelda nokitseda. Aga ka see on väga hea, see Soome buss. Et selles mõttes nagu jah, et mitut nuga siis vaja oleks. Need olid need asjad, mida ma võtaks kaasa. Siit ma võtaks vähemalt selle pisikese tera kaasa. Siis niisuguse universaalse töö jaoks, noh, mis iganes mul on vaja toiduga õiendada, midagi nokitseda, ilmselt olekski vot selline bushcrafti nuga, noh, või siis enam-vähem samas mõõdus siis Fälgniven S1X, et noh, see on niisugune hea tugev tükk tegelikult, et ma ei mäleta, mis tal see tera paksus oli, 6 või 7 millimeetrit, et noh, see on nüüd niisugune asi, mille vajaduse korral lööd millegi sisse ja murrad ja painutad ka, et noh, niisugune kõrgelt karastatud HRC oli 60 vist, kui ma õieti mäletan, et niisugune usaldusväärne tubli tükk. Mida ma viimasel ajal kõige rohkem kasutan, on siis Fälgniven TF2 ehk siis Taiga Forest 2, et lihtsalt nii-öelda üks on põhimõtteliselt sarnase disainiga väga kaunis puidust käepidemega nuga, mis on lihtsalt 100 eurot kallim. See ise on juba peaaegu 200 eurot. Et see puidust käepidemega oli seal 300-ga. Et noh, ajasin odavamalt läbi. Ja võib-olla õieti tegingi, et ma võtan ausalt, et ma pigem pean mingisugusest komposiitmaterjalist käepidemest lugu või kummikäepidemest, et puu oleks nagu minu valikus võib-olla viimane. Et noh, selleks on omad põhjused, millest ma kunagi jälle räägin, need tuginevad mingile teatavale praktikale. Nii et siis mingid niisugused pisikesed asjad, millega on hea nokitseda, sihuke universaalne nuga, need noad on remonditööde tegemiseks. Ja kui ma nüüd peaksin jalgsi kuskile minema niimoodi, et ma kaalu optimeerimise mõttes kirvest kaasa ei võta, siis ma ütlen ausalt, et üks niisugune mingi toekam asi oleks mul ka kaasas, et palju aastaid oli mul siis, kui ma veel matkasin, üks niisugune kukri kirve asemel. Et noh, täna ma pigem võtaksin selle Skrama 200 terave oma kaasa. Et see kukri on nagu säästukirves, et tänu sellele, et tera ots on tal, raskus on viidud tera otsa, sellega on tohutult hea võsa maha võtta, puid lõhkuda, keegi mul siin sahistab kuskil, mingi lind või loom. Et sellega on hea nagu looduses tööd teha, et ja temaga on võimalik asju lõigata, et ta on täiesti niisugune, noh, täitsa okei on selle koha pealt, et aga sellega on ka võimalik kõikvõimalikke kuivi puid maha võtta, võsa maha võtta, kasutada seda nii-öelda varjualuse ehitamiseks, räätsade tegemiseks, aga selle noaga võrreldes kukriga on siis sellisele kergelt kaarduvale, pigem sirgele terale palju mugavam igasugu asju lõigata. Noh, näiteks kui ma nüüd tahan kas või neid nii-öelda süütamise jaoks, tule süütamise jaoks lokilisi pirde teha, siis sellega on nagu äärmiselt mugav puitu niimoodi pirdu lokitada. Nii, aga kui ma nüüd võtan selle, no jaa,
sõitjamees sõidab sea seljas ka, nagu rallimehed ütlevad. Aga noh, isegi öelda, võib-olla süttimise jaoks on sellised lokid isegi paremad sütitamise jaoks. Aga nagu, noh, ta ei liigu nii hästi siia, noh see negatiivne kalle teral, noh see nagu natukene nagu segab ja vot mina ei oska niimoodi ka lõigata nagu osad, et noh, ühe kohaga vot niimoodi teralt võtavad ühe ainsa koha ja siis nii-öelda lõikavad. Ma olen harjunud lõikama asju niimoodi, et mul tera libiseb. Ma praktiliselt nuga ei suru omaenda käe ja nii-öelda noa raskusega libistan noatera mööda puitu ja nuga leiab ise selle õige tee õiges kohas puidu kihtide vahele. Et noh, täna ma pigem võtaksin siis nii-öelda metsa minnes kaasa vot sellise noa. Aga see on ka väga hea. Sellel on oma koht kindlasti. Et kukri on vahva nuga tegelikult, kukri stiilis nuga, see on nagu tuleb Nepaalist. Et jah, mis siis võiks ühel sellisel loodushuvilisel olla, kes käib matkamas. Noh, ütleme jah, kui nüüd on minek selline täppidega tähistatud matkarajale, ei ole sellel asjal mõtet. Piisab mingist sellisest noast ja ilmselt ühest sellisest bushcrafti noastiilis noast või ellujäämisnoast. Noh, nagu see siin on Fälgnivenes 1X. Et rohkem pole vaja. Aga kui sa lihtsalt lähed autost näiteks mõned kilomeetrid eemale, sead omal eesmärgiks võib-olla seal kuskil Rabasaare peal oma laager üles settida mõneks päevaks, oma kätega endale ise varjualune ehitada. Noh, selleks, et töö oleks efektiivsem, mina pigem võtaksin kaasa vot sellise noa. Sellise noa opinelle ma kindlasti ei jäta mitte kunagi maha. Ja vot sellised terariistad. Noh, niimoodi. Ehk siis me saame, et 1, 2, 3, 4 nuga võiks nagu olla. Et noh, kuna jah, minul tuleb kartulikoorimisnuga võib-olla ilmselt kaasa ja siis veel näpitsatega nuga lisaks Victorinoxile, et siis mul tuleb 2 tükki rohkem. Aga noad noaks. Noh, nagu ma siin praegu just hetk tagasi nalja viskasin, et see, kes on sõitjamees, sõidab ka sea seljas, ütlevad vanad rallimehed. Et sul võivad olla väga vinged noad, äärmiselt vinged. Et noh, ma ütlekski niimoodi, et minu siin antud kollektsiooni sellised kroonjuveelid ilmselt ongi Fälgniveni noad. Rootsi noad, Rootsi firma. Minu arust kõiki neid 3 mudeleid ma võin valetada praegu. Ühte kindlasti toodetakse Jaapanis. Aga nende teiste kohta ma ei mäleta. Seal on trikk selles, et selline teras nagu VG10 ja VG10 2V on selline teras, mida mingi seadus keelab Jaapanist välja müüa. Jaapani seadus. Aga tooteid sellest terasest nad võivad nii-öelda välja müüa, turundada. Ja sellepärast, et see teras on nii kvaliteetne, hea teras, siis firma viis oma mingi osa tootmisest siis Jaapanisse või leidis ta koha peal, ma ei tea täpselt seda lugu, aga igatahes osad tema terad tehakse Jaapanis. Kas nüüd nuga täielikult seal valmis tehakse? Võib-olla tehakse ainult tera ja see käepide lisatakse siis Rootsis. No, ma ei tea seda köögi poolt. Ma kindlasti uurin selle lihtsalt sportlikust huvist üks päev välja. Aga noh, need on jah sellised minu nii-öelda noa kollektsiooni, ütleme, kroonjuveelid. Mulle väga meeldivad nad. Aga noh, mida ma nüüd sulle öelda tahan, ongi siin see, et sul võivad olla nagu maailma kõige seksikamad noad. Et sul võivad olla Fälgnivenid, sul võivad olla, mida mul siin kahjuks laua peal ei ole, aga mida ma kindlasti tahan endale saada, Park River, selline USA noatootja, mis mul võib-olla veel sellisest tuntumatest, edevamatest noa brändidest on esindatud on SC, käepide on vale, see on mul tammepuust käepide lastud siia teha, kuna originaalkäepide
ergonoomika poolest mulle absoluutselt ei sobinud. Siis ma lasin sõber Vahuril teha täpselt minu käe järgi disainitud nii-öelda käepideme ja nüüd on hoopis teine asi. Et noh, sul võivad olla äärmiselt seksikad noad viimase vindi peal, aga sa pead oskama neid kasutada. Et sa pead oskama nendega asju teha. Ja selles mõttes nagu, noh, mul ei ole siin laua peal näiteks sulle nagu sellist nuga tuua, võib-olla kõige ligilähedasem on siis oma stiililiselt siukene nuga, et see meenutab kõige rohkem siukest kõige klassikalisemat töömehe nuga, mis on igas ehituspoes erinevates värvides saada, et see siin ei ole tegelikult see nuga, aga see on stiililiselt võib-olla kõige sarnasem. Siin on küll väga mugav ergonoomiline kummikäepide ja roostepaba sööke teras, mis on mul ise korra ümber profileeritud, et ta veel parem saaks. Aga jah, ütleme, et alustuseks ilmselt jah, söökane nii-öelda ehitusmehe nuga, töömehe nuga nagu, et sellega õpid nii-öelda asju tegema, siis juba edasi liigud nii-öelda mõne sellise Soome bussi peale, õpid sellega asju tegema. Ja noh, ütleme niimoodi, kui sa juba oskad nende nugadega midagi teha, noh, siis võib juba nii-öelda raha rohkem hakata kulutama ja omale nii-öelda veidike edevamaid asju lubada. Aga kuna juba jutuks tuli see raha kulutamine, siis on ka suurepärane võimalus näiteks minna seda teed, et mul on siin laua peal, sellel teemal ma tahan täiesti eraldi videot teha, on siis niisugune mõistliku hinnaklassi nuga, Gold stiililt, väga kuulus nuga muide, SRK. Hinnaklass on minu arust, ütleme nii, väga mõistlik. Kui ma õieti mäletan, kuskil 65 eurot oli Lamnias see asi müügil. Teistes netipoodides, mis ma olen kolanud, on samat moodi umbes, pluss-miinus siia-sinna, pigem isegi miinus. Aga vot see on nüüd selle kalli Fjällkniveni A1 kloon. Õnneks mitte täielik. Et vot see ongi täpselt see, et enne kui sa omale sellise kalli noa ostad, võid sa osta nii-öelda selle kalli noa klooni ja harjutada ja õppida noa käsitlemist, erinevaid tehnikaid, nokitsemist, lõikamist, teritamist ja nii edasi klooni peal ja siis alles üks päev, kui juba arvad, et oled piisavalt tark, teed selle kulutuse ja ostad omale siis sellise mitmesaja eurose noa. Et selline idee, aga see on ka jälle jah teema, et kusjuures seda samat A1 täiesti hiinlased julmalt võltsivad, nii et võib aeg-ajalt nii-öelda müügikuulutustes sattuda täiesti niisuguste liba Fjällkniven nugade peale, nii et vaadake, et kahtlaselt odavad Fjällknivenit kuskilt ostma ei hakka. Et siis mõned noad ikkagi loodushuvilisel, valmistujal, matkasellil peaksid olema, mõned erinevad noad. Aga point on jah selles, et kui sa ei ole niisuguse kiiksuga nagu mina, lihtsalt on sul noa fetiš, sa oled nii-öelda selle teema entusiast, sa kogud, et siis ei ole liiga palju neid nugasid vaja. Lihtsalt võta ja hakka arendama neid oskuseid, et õpi kas või vot selliseid asju tegema, et tule süütamiseks ja õpi tavalise taskunoaga süüa tegema. Või miks mitte ka tõesti pussnoaga süüa tegema, kartulit koorima, lõikuma, köögiviljadega nii-öelda, neid hakkima, lõikuma, et nokitse puust igasugu asju teha, et harjuta kas või igasuguste püüniste tegemist. See nuga lõikab nii hästi nagu, see jookseb kohe, sulab nii-öelda nagu oksatüki sisse, oksa sisse. See on fantastiline, et harjuta, noh, võta lihtsalt kas või, nägite, see on super, see on fenomenaalne, kuidas see asi lõikab. Õpi lihtsalt nugasid tundma,
harjuta erinevate asjade tegemist. Nii et õpi harjuta ja siis, kui juba teatav vilumus on nii-öelda saavutatud, siis hakka investeerima. Siis osta endale nagu tegelikult korralikud noad. Päris. Ja ma selles mõttes, ma ei ütle nüüd, et noh, mingi sihukene klassikaline Soome buss, et temas on midagi ebakorralikku. Ei. Ja ongi. Ja võibki eluaeg sellisega läbi ajada. Hinnaklass on sinna kuskile, ma pakun umbes 5-65 euro kanti, et olenevalt, et ma olen isegi samas mõõdus nuge näinud 35 eurot. Miks ta nüüd näiteks on kehvem? Noh, sellest teisest Soome noast. Kui sa tööle hakkad, kui sa hakkad kõikvõimalikke asju tegema, siis sa tegelikult varsti saad aru, miks ta on tagasihoidlikum. Eriti veel, kui tuleb välja, et sul on vaja siin tagasi nii-öelda rood käepidemises uuesti neetida. Nii, koer tuli nüüd meile seltsi. Et töö käigus asjad selguvad. Ja mida rohkem sa nuga kasutad, siis tegelikult ausalt öeldes, noh, Shira, tule eest ära, mine eest ära. Seda enam su nii-öelda nõudlikkus tõuseb. Võib-olla mitte igalühel. Mul mõnel tuttaval on see nõudlikkus nii-öelda noa suhtes tõusnud. Sa tead täpselt, mida sa tahad. No mina tean täna täpselt, et minu eelistus on kindlasti nii-öelda full tank noal, ehk siis täisrood noal. Mis see siis tähendab? See tähendabki seda, et noh, nagu siin võib näha, et kõik on niimoodi ühes tükis, kõik on nagu niimoodi. Et on niisugune nagu täpse käepideme laiune või laiem isegi. Aga siin sees on siis nii-öelda rotisaba. Et see kõik tähendab aga seda, et see võib mingites tingimustes nii-öelda hakata järgi andma. Et noh, siin on ehe näide mul ühest noast, mis on parandatud, tagant on needitud, no uuesti pandud mutter siia otsa, kusjuures ma ütlen ausalt, see on juba teine, et noh, ei ole lihtsalt vastu pidanud. Aga sellist tüüpi nuga, sellega ei saa lihtsalt mitte midagi sellist juhtuda. See lihtsalt peab vastu. Ta kas konkreetselt ta läheb sul pooleks või ta toimib. Aga noh, need on jälle eraldi järgmiste videode teemad, et mis ma just lõpuks kokkuvõtteks ütlen teile. Kui teil meeldib matkamine, looduskäimine, olete valmistuja, huvituda bushcraftist, teil on vaja mõnda erinevat nuga. Mõnda. Ei ole ühte universaalset. Mina näen, et seal võiks olla vähemalt 4 erinevat nuga. Õppige neid kasutama ja siis hiljem juba, kui olete noa hingeeluga lähemalt tuttavad, oskate temaga ümber käia, käsitleda, temaga töötada, teda teritada, siis hakake nugadesse investeerima. Ja võtke omale täpselt need noad ligi, mida te oma südames tunnete, et on teie jaoks sobivamad. Aga mis seal ikka, et nii palju siis sellest noa teemast. Ilmselt nüüd ma loon oma kanali nii-öelda hakkamasaamise kanali juurde eraldi nii-öelda alajaotuse, mis hakkabki just noa teemat käsitlema. Alustuseks ma käin kõik oma noad läbi, räägin nendest nii-öelda, mis mulle meeldib, mis ei meeldi. Ja teie silmade all ilmselt hakkan tegema ka mõningaid praktilisi nii-öelda töövõtteid esitama, et noh, oleks näha, kuidas nad nii-öelda toimivad. Aga mis siis ikka? Kui enne ei näe, siis järgmine kord.